täna, kui seda häält kuuled, ära tee oma südant kõvaks. vaata, lugu on nii, et Jumal on tegelikult rääkimas meiega ja ise eile olin korraks niimoodi issand ees, et mõtlesin, et Jumal, no mida sa selle aasta jooksul oled meile kõike rääkinud. Ja ma just mõtlesingi eelkõige ka seda, et mis on siin olnud ka meie koguduses ja lihtsalt sirvisin neid jutluste pealkirjasid ja vaatasin ja aasta on läinud ja noh, ütleme, et kiitus Jumalale, et Jumal on rääkinud ja kindlasti sellest on olnud õnnistust ja kasu. Aga arvan sedasi, et ega me seda maksimaalselt, seda potentsiaali pole kätte saanud. Sellepärast, et tegelikult see tulemus tuleb nagu meie nagu sellise kuulamise kaudu. Jeesus ju rääkis selle tähendamise sõna sellest 4 põllumaast ja see oli ju otseselt ju tegelikult seotud kuulamisega. See tulemus tegelikult tuleb selle järgi, kuidas me tegelikult kuuleme. Ja isegi need, no ütleme, see hea põllumaa, see oli ka veel niimoodi, et 30 ja 60 ja 100 korda võimalik. Nii et isegi, noh, ütleme, et sellel heal on ka veel nagu see võimalus. Et noh, kes saab rohkem ja kes saab nagu vähem. Ja sellepärast tänane nagu see selline sõnum, see ei ole mitte sugugi täna selline keeruline sõnum, vaid pigemini on see selline üks nagu meeldetuletus, nii nagu siin Veiko ülistuse ajal ütles, et tuletab meelde, et keeltes ikka tuleb palvetada. Aga tänane see selline sõnum on, et me õpiksime just ka nagu kuulama ja noh, et vaata, et jõuaks kohale. See on väga tähtis, et meie oskaksime tegelikult selle kätte saada, mida on tegelikult Jumal tahtmas meil ütelda. Sellepärast, et me võime, no ütleme siin tund aega igasuguse sõnu kuulata ja justkui kuulame. No Jakobus oma kirjas ütleb sedasi, et noh, et võivad olla niisugused unustavad kuuljad, et seal samas unustad ära. Ja mõtlen, et eks seda on tegelikult noh, nii palju tegelikult just sellist asja ja lapsest saadik on see lugu ju nii olnud, et mäletan ikka koguduses käisin ka, et küsiti vahest sedasi pärast, et no mis seal täna räägiti, tead, eks. No mina panin ikka, et Jeesusest räägiti, et vast ei lähe mööda. Et ju ikka Jeesusest ka räägiti. Ja sellepärast, et noh, et sellepärast, et vaata, me oleme vahest nii ajevil. Lugesin oma isast ühe niisuguse toreda loo lapsepõlvest, et kord, kui ta ka sellise, noh, ütleme, suht väikese poisina veel käis ka koguduses, ta oli, noh, lapsena õnnistatud ja siis ühel korral tuli nende kogudusse, tuli külla seesama vend, kes teda oli õnnistanud ja siis varemad ütles, et kuule, et poiss, et täna tuleb sinul ikka kindlasti tulla, et see vend, kes sind õnnistas, on täna ka. No tema läks põnevusega sinna. Aga lõpptulemus oli see, et mida ta sellest koosolekust mäletas seda, vend ütles, et laulame laulu number 1 ja see tal jäi meelde, nii et kogu elu jäi see meelde, et sellel korral lauldi esimene laulikust. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, kui pisut me tegelikult vahest nagu üldse nagu suudame kinni haarata. Ja sellepärast on see nii, et ärme võtame täna nagu sellise süüdistusena, et noh, et me kõike ei mäleta. Sa ei peagi kõike mäletama. Sul on tähtis tegelikult mäletada ja noh, ütleme, teada seda, mida Jumal sulle isiklikult rääkis. Ja sellepärast on see nii, et ega tänane jutt on ka niimoodi, et see võib olla see mõni selline hetk, kus sina koged sedasi, et nüüd nagu just Jumal ütleb sulle, kus sa tunned ennast ära. Ja et Jumal on sulle nagu rääkimas ja vaata, ja see ongi see sinu õnnistus. Ja sellepärast nagu sain sellised võrdlused, et noh, et tänane sõna on nagu, kuidas ütelda, nagu vikati teritamine või noh, ütleme, et praegu palju vikatit ei kasutata, aga noh, ütleme, et kui nuga on nüri, saad aru, et kehva on lõigata. Aga vaata, kui sa selle ära teritad ja kui me täna oma kuulamist niimoodi teritame, vaata siis hakkad teistmoodi, hakkad tegelikult nagu tähele panema seda, mida üldse räägitakse. Ja kui on vahest jäänud nagu, ütleme, noh, mingi asi, mis vajab nagu õlitamist, kriuksub niisama ja kui ära õlitad, vaata, kui kergelt hakkavad kõik asjad nagu liikuma ja käima, on see uks või on see ka auto, kui sa talle selle puhta õli paned sisse. Või on vaja lihtsalt vahest nagu see, ütleme, see õlifilter ära puhastada, et noh, ütleme, ja noh, ütleme, et ja need kõik need, mis filtrid autodel on, kütusamad ja õli ja õhu omad, kõik peavad olema tegelikult puhtad. Ja kui nad puhtad ei ole, need kanalid, vaata, siis jääb asi kuidagi nagu jääb kinni. Ja sellepärast on nii tänane see selline sõnum, et väga tähtis on see, et me nagu mõistaksime seda, et on vaja nagu kätte saada, et milleks tegelikult, noh, issand on rääkimas. Ja et see tuleks nagu üks selline täitsa üks nagu uus veeremine nagu selle peale. No tühja kummiga sõitmine, no ütleme, et autoga võib-olla esialgu ei saagi väga aru, kui väga tühjaks lähevad, siis hakkad aru saama. No jalgrattaga küll saad aru, ega tühjad kummid ikka raske vändata küll. Pumpa täis ära ja hakkad veerema kohe. Ja sellepärast täna, noh, ütleme, need lihtsalt võrdlused praegusel hetkel, et kõik see, noh, mis on nagu natukese korrast ära läinud. Ja see on nagu selline meeldetuletus selle koha pealt, et meie kuulamine võib olla ka läinud nagu korrast ära. Me võime olla nii oma mõtetes, kus me tegelikult, noh, ütleme, et see ei ole mitte midagi imelikku,
hommikul, et me tuleme issand ette oma juttude, oma mõtetega ja meil on niisugune tunne, et kui me need oleme talle ära andnud, siis sellega nagu korras, tead, eks, et aga tähtsam on see tegelikult osa, mida Jumal tegelikult meile tahab rääkida. Ja sellepärast oleme usus, nii nagu siin tegime selle palve ennem, et ei lase, nii kui Abraham tegi, et ei lase röövlindusid kallale, peletas ära, ohvri tõime, kiitsime praegusel hetkel issandat ja sealt edasi tuleb muidugi hea osa, sa võid kohe võtta kinni, et mis Abrahamiga juhtus seal, ta jäi sügavasse unne. Nii et pole midagi, kui sa ka magama jääd sügavasse unne praegusel hetkel ja sellel ajal tegelikult Jumal ju temaga rääkis. Jumal ei ole takistatud ja sellepärast sa ei pruugi nagu minu juttu kuulata, aga Jumalal on õigus tegelikult sinuga rääkida ka lihtsalt selle kaudu, et kui sa ka isegi täitsa võid magama jääda ja sellepärast on see nii, et ärme kunagi tegelikult naera kedagi ka, kes magama jääb. Sellepärast, et et see on selline, meil on vahest nagu selline tunne, toon selle näite, et ükskord oli, et üks vend jäi kogud seal magama ja norskas seal ja teised hakkasid nagu naerma. Aga tegelikult oli nii, et see vend oli haige ja selle koosoleku lõpuks oli ta surnud. Ja siis ei naernud enam mitte keegi. Ja saate aru, et vaata sellepärast võib olla kellegi, niisugune olukord võib olla niivõrd tõsine, et meil ei ole mõtet üldse nagu teise inimese koha pealt nagu üldse niimoodi mõelda. Ja sellepärast ma täna ütlen seda sama lugu, et ma mäletan just noorena ka ühes kogudus, kus ma olin, et üks õde, kes tihti magas seal ja niisugune, aga ta üles ärkas, siis ta alati ütles halleluuja. Ja see oli nii tore, tähendab, tal oli väga hea osa oli sedasi aga mis minul oli, ma lihtsalt valvasin, et millal ta üles ärkab, eks. Et ja minul polnud midagi muud. Aga sellepärast, kallid, täna teeme nii, et jätame kõik kõrvale, jätame teised inimesed kõrvale. Jätame kõrvale seda, et me vahest nagu kuulame nagu selle mõttega, et mida nagu teisele, nii nagu Peetrus kord seal, kui Jeesus talle ütleb, tema tuleviku koha pealt, et tuleb siuke aeg, et kui sul tuleb siuke eluperiood, kus sa nagu oled sellises olukorras, mida sa ei taha ja teised nagu korraldavad sinu elu. Aga kuidas Johannesega jääb, oli kohe selline, tal oli mure nagu selle koha pealt, kallid, see ei ole tähtis. Seda räägib tegelikult Jumal teisele inimesele. Ja sellepärast täna näed, oleme siin issanda ees ja selle igatsuse ja sooviga, et Jumal, me tahame kuulda seda, mida sina meile räägid. Ja nüüd teen lahti need märkmed, sellepärast et nii need sõnumid on tegelikult mul ju kõik tulnud. Ja nüüd hakkangi natukese seda täna ka kindlasti seda Mattiuse 13. peatüki seda lugu rääkima. Ma usun sedasi, et vaata üldises mõttes vist me oleme sellised inimesed, kui mõtleme niimoodi, et see tähendamise sõna külvajast, siis ütleme, et see üldine pilt, ma usun sedasi, et meile vast kõigile on enam-vähem selge, et sealt tee peale külvati ja siis sellele kivisele maale ja ohakate sekka ja hea maa. Eks ei ole keeruline pilt. Pärast, kui Jeesus oma jüngritega koos on, nad arutavadki seda asja, ta ütleb, et nendele inimestele, kes päris aru ei saa, nendele ma lihtsalt räägin tähendamise sõnadega. Aga vaata, selles asjas on tegelikult on selline nagu mingi mõte, et mida nagu mõista ja aru saada. Ja ütleme, et inimesed võisid kuulda selle Jeesuse juttu ära, õige jutt, et tee peal ongi niimoodi, et linnud tulevad ja söövad selle ära ja juhtubki selline lugu, et midagi valesti ei ole ja kivisel maal ka ei taha hästi kasvada ja kui on ohakad, siis ka ei kasva ja hea maa on muidugi kasvab ja et ütleme, et ongi nagu kõik, et oligi selline, aga iseennast, ütleme, et sellises loos, kui sa niimoodi kuulad, sa sees ei ole. Aga tegelikult issand räägib alati meile nagu selle mõttega, et meie oleksime seal. Aga nüüd, kui hakkad niimoodi mõtlema, aga milline põllumaa, mis siis mina olen? Kas ma olen siis seal see tee peal? Vaata, sa oledki tee peal, kui sa oled niimoodi, et kui sa täna käisin ära, ja sa kohe ära unustasid või sa lasid kohe tegelikult nagu selle ära röövida ja võtta, siis sa tegelikult oled see unustav kuulja, kellest Jeesuse vend Jakobus kirjutas. Et vaatasid korraks peeglisse ja unustasid ära ja läksid minema ja oligi kõik teed. Ja midagi rohkemat see nagu mõjuma ei hakanud. Aga kui sa said aru, et sa oled see number 1 seal tee peal ja sa ei taha seda, siis sa teed ühe otsuse sedasi, et aga ma tegelikult teen nüüd sellise olukorra, et ma ei taha olla seal nagu see tee peal olija, vaid ma tahan saada selleks heaks põllumaaks. Mida selleks teha tuleb? Ja sellepärast on kallid, nii see on, et lihtsalt täna ma tahaks soovida, et me nagu mõistaksime. Jeesus, kui ta räägib seda
tähendamissõna nendest Viinamäe rentnikest, siis need variserid ütlesid küll, et kui ta räägib ju meist, nad said vihaseks. sellepärast, et vaata, nendele jõudis nagu sellel hetkel see kohale, et see jutt ju no tegelikult meist, et see Viinamägi antakse varsti teiste kätte. ja sellepärast, kallid, täna see soov, et me igaüks nagu mõistaksime selle koha pealt, et kuidas me kuulame. ja ma usun sedasi, et kuulamise koha pealt on meil kõigil tegelikult korrigeerimist, ma usun, et paremini saab. paremini saame me kõik tegelikult nagu ennast häälestada, et issandat kuulata ja sellepärast ära pane mu süda must praegu kinni, vaid ole valmis seda vastu võtma. noh, Maarja nüüd ühel päeval valib selle hea osa ära, jätab kõik toimetused mujale, tegemata, õde Marta on hädas, et miks ta ei aita teda, aga tema valis selle hea osa, et ära lihtsalt olla issand ees ja kuulata seda, mida issand räägib. ja ta sai kiita ka. ja sellepärast, kallid, ega meie askeldamised ei lõpe ja sellepärast on see niimoodi, et noh, ütleme, et need igasugused toimetamised, askeldamised, no vene keeles see on hästi huvitav sõna, see soeta, et vaata, no lihtsalt on selline, võiks ütelda, mingis mõttes niisugune pooleldi niisugune tühi tegevus. sa võid lihtsalt toimetada ja teha. ja see on isegi, võiks ütelda, mingis mõttes on see nagu süütu, et sa otseselt ju kurja ei tee sellega, eks, midagi. aga tegelikult teeb kurja küll, kui sa tühjalt tegelikult lased ajal minna ja sellepärast, et su aeg on läinud, su võimalused on nagu läinud, kui sa oleksid võinud seda sama aega paremini tarvitada ja sellepärast ikkagi võib olla kaotus ka tegelikult väga suur selle kaudu. ja sellepärast nii on, et me võime vahest selle parima ära kaotada ja lihtsalt õigete ja heade asjade juures olles ja sellepärast me peame ka seda valvama, et me ka just ka nii ei juhtuks. Me oleme issanda omad, sellepärast et kui me oleme jumala lapsed, Jeesus on oma verega ostnud meid, meie elu ei ole tegelikult meie endi juhtida. ja sellepärast on täiesti tark, isegi võid mitu korda päevas seda teha, et issand, küsi, mis on oluline, mis on tähtis. no ütleme, et jah, küll ma saan aru, et kes te käite tööl ja olete koolis ja noh, ütleme, et seal ei ole mõtet kogu aeg küsida, et kuule, et kas veel olen koolis, ikka ole koolis nii kaua, kui koolipäev on ja ole tööl nii kaua, kui tööpäev on ja et noh, et sa ei saa. oled pensionile jõudnud, siis sa saad tõesti niimoodi seda teha, et võid mitu korda päevas küsida, jumal, kas, sest et ise nagu valitsed oma elu, et kas ma praegusel hetkel teen seda, mida tegelikult tegema peaks või läheb see kuidagi tühja või mida sina nagu ootaksid meie käest. ja sellepärast on see nii, et need juhised on olulised ja tähtsad. No kas need meile meeldivad? Kui rikkale noorele mehele Jeesus ütleb, müü ära, ma usun, et see on nii palju räägitud näide, no ei meeldinud talle see asi, eks. Et issand talle nii ütles. Aga näed, teistele ütleb, et jätke oma võrgud ja järgige mulle, no läksid. ja sellepärast nii ta on. ja kõik meie elus, et on need meie töökohad või on need meie, no ütleme, need ametid, mida me plaanime hakata õppima või mis tegema, tasub tegelikult noh, täiesti nagu ikkagi issanda käest küsida neid asju. See, kui noh, näed, lihtsalt no ma isa näiteid toon praegu, kuna lugesin neid värskelt, et kui tema siis 25-aastase noore mehena läheb seal, ütleme, Stalin oli just siis surnud, selline aeg, 53. aasta, läheb sinna Moostekoguduse karjaseks, siis on nii, et noh, need masinatraktorijaamad olid suured tähtsad asjad ja talle lausa pakuti tegelikult, kutsuti välja, et oled noor mees, haritud ja noh, et ja lähed sinna maale nüüd ja me pakume sulle tegelikult seal masinatraktorijaama sellist juhataja kohta. Et lihtsalt hakkad neid traktoreid ja masinaid kamandama seal, et mis seal põllu peal on. Ja noh, ja ta annab sulle Tallinnast kolimisraha ja noh, kui noh, võiks ütelda, et no täielik jumala juhtimine, tead, et mis sa veel tahad, lähen maale kogudust teenima ja töökoht antakse kohe sealsamas ja noh, ütleme, et see oli Ahjale või kus see oli nagu plaanitud, et sealsamas lähedal ja noh, et see võib tunduda, no ta ei võtnud seda, sest et selgus oli see, et tema selle asja peale tegelikult aega raiskama ei lähe, ta ei lähe noh, sinna need traktorid mõõda sisse tirima, et noh, et sellega tegelema, ta läks hoopis jumala riigi põllule ja sellepärast on nii tähtis, et isegi kui see noh, nii võib tunduda, et no kuule, et no selline jumala juhtimine, aga selline jumala juhtimine oleks olnud selline, võiks ütelda, ajaröövel ja sellepärast nii ta on, et meil tuleb tegelikult küsida issanda käest, usaldada issandat ja küll jumal hoolitseb hästi. ja sellepärast, kallid, meil on jumala vaim, ta on valmis meid juhtima, väga tuleb tegelikult arvestada nende juhtimistega ja sellepärast ja jumal ei ole ainult, kuidas ütelda, et vaimulike asjadega tegelemas. Sellepärast, et see ei ole nii, no ütleme, et piibli need näited, no ütleme, Egiptus, eks, Vaaro näeb unenägu
et 7+7, need lehmad ja viljapead, eks, ei hakka seda jutustama, eks. Et 7 head aastat tuleb ja 7 halba aastat tuleb. See oli majanduslik olukord tegelikult, mis oli seda riiki ja rahvast ees ootamas. Ja jumal ilmutas talle, et tuleb selline olukord. Ja nüüd, kui talle, see Joosep selle ära seletas veel, et selline asi tuleb, siis tal oli kohe, et kuule, et seda olukorda tuleb nüüd targalt kuidagi lahendada. Ja Joosepil olid tarkused olemas, ütleb, et 20% tuleb kõrvale panna ja tuleb need aidad ehitada ja tuleb vilja koguda nendel headel aastatel ja nad tegid seda. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal ilmutab tegelikult neid asju ka, mida meie, vajame siin selles igapäevases elus. Ja sellest muidu, võib tunduda sedasi, et näed, et see Jumala kuulamine. Aga tasub tegelikult väga tähele panna ja sellepärast, et ma just mõtlen niimoodi, et muidu tundub sedasi, et meil on vaimulik elu ja need kogudusametid ainult. Ei ole ainult. Ja ma teen lahti siin 1. Moosese 30. peatüki. Seal on Jaakop, kes on seal ütleme, Laabani juures tööd tegemas juba aastaid ja ja siis on see selline, et tal tuleb tahtmine juba tegelikult, et ta tahaks nüüd oma perega ja oma lastega ja poegadega, kes tal juba seal sündinud on, et ta tahaks tegelikult ühesõnaga ära minna üldse ja lõpetada selle sulasameti, sest ta pidi seal ju teenima, kuidas tal oli, et see 7+7, eks, oma 2 naise eest, ikka 14 aastat oli ju vaja seal teenida ja olla. Ja nüüd on nii, et tal on see soov, et ja hakkab siis oma äiaga seal seda kaupa tegema ja rääkima, et kuidas asi võiks lõppeda. Aga teate, mida ta ei teinud? Ta ei rääkinud välja seda, mida ta Jumala käest kuulis ja nägi. Seda unenägu, mida ta rääkis. See oli tal kõik näha ja teada, sellepärast et alles hiljem, kui kõik oli juba möödas, see asi oli nagu täitunud. Ta ei teinud niimoodi, Joosepi moodi, kes tead, et praegusel hetkel on niisugune lugu, et näed, et mina nägin, et kõik pead hakkama kummardama. Joosep hiljem tegi seda. Aga ta isa, tegi hoopis teistmoodi. Ta läheb, räägib seal Laabaniga läbi 30 ja näiteks siis 31 salm, et mis ma pean siis sulle andma. Jakob vastas, ära anna mulle midagi. Väga hea kaup, et ära midagi anna mulle. Kas sa lubad mulle seda, et ma karjatan ja hoian veelgi su lambaid ja kitsi? Ma käisin täna läbi kõik lamba- ja kitsekarjad, lahutades kõik tähnilised ja kirjud uted ja kõik mustad uted su tallede seast, samuti kirjud ja tähnilised kitsede hulgast. Need olgu mulle palgaks. Lihtsalt niisugused, sedasorti. Ja neid oli nagu vähem. Sellepärast Laaban oli kohe nõus. Hästi, sündigu siis tõesti su sõna järgi, 34 salm. Ja siis on niimoodi, et need, keda ta oli eraldanud, lähevad poegade kätte, ise ta hakkab siis Laabani karja siis tegema, hooldama. Aga nüüd edasi ta hakkab tegelikult toimima selle järgi, mida ta oli tegelikult näinud, just selle unene kaudu, mida Jumal talle on andnud teada. Teeb seal need papli ja mandlipuu ja plaatanipuu tooreid keppe ja siis, kui need loomad seal paarituvad, siis ta paneb nendele neid ette ja kui tugevamad loomad paaritusid, siis ta pani nendele ette neid ja nõnda juhtus, et see kõik nõrgad jäid Laabanile ja tugevamad loomad kõik said Jaakopile. Ja mees kosus väga, 43 salm, ja tal oli palju lambaid, kitsi ja teenijaid ja sulaseid, kaamleid ja eesleid. Aga vaata, see tuleb nüüd hiljem välja järgmises peatükis, eks, 31. peatükis. Siis on niimoodi, et kus, 10. salmist võib lugeda, kuidas ta nagu räägib ära oma naistele, siis räägib selle ära, et kuidas see asi üldse juhtus, et ta niimoodi oskas seda asja teha. Ta oskas seda sellepärast teha, et Jumal tal seda ilmutas. Lammaste ja kitsede inna ajal tõstsin oma silmad üles ja nägin unes. Oli lihtsalt selline aeg. Ja vaata, isased, kes kargasid emaseid, olid vöödilised, tähnilised ja laigulised. Ja Jumala ingel ütles mulle unes, Jaakob, ja ma vastasin, siin ma olen. Siis ta ütles, tõsta ometi oma silmad üles ja vaata. Kõik isased, kes kargavad emaseid, on vöödilised, tähnilised, laigulised, sest ma olen näinud kõike, mida Laaban sulle teeb. Ja sealt edasi juhised, et umbes, et võta kätte ja lahku siit maalt ja mene tagasi oma sünnimaale ja need asjad. Aga vaata see, et seda niimoodi tuleb tegelikult teha, et neid tuleb tegelikult küsida, selle idee ta sai tegelikult Jumala käest. Ja sellest ma täna räägin sedasi, et Jumala kuulamine on tähtis. Sellel peab tegelikult olema tulemus. Võiks ütelda, et
no Jaakobi tulemus oli nagu see 100 tulemus sellest, see hea põllumaa, ta tegi maksimaalselt selle. Ta ei teinud seda 30 või 60, vaid ta tegi nii, kuidas ta selle suutis, terve selle aja ta lihtsalt toimis selle järgi, mida ta oli kuulnud, näinud ja see tõi tegelikult tulemuse. Ja sellepärast, kallid, me petta ei saa, me elame tegelikult niimoodi, ütleme, kuidas me elame, sellest tuleb välja meie usk, meie Jumala usaldamine, ütleme, et ja ma usun sedasi, et me paljud saaksime tegelikult paremini elada, kes meist vaevalt julgeks ütelda, et me elame nüüd nagu see Jaakobi moodi selle 100 peale, et me võtame nagu kõik, nagu Jumal rääkis, nii me tegime ja et praegusel hetkel on hästi. Ja sellepärast täna on see sõnum on selline, et see on nagu see meeldetuletus, et saab tegelikult paremini, saab täpsemalt, saab tegelikult igatseda issanda käest sõna, tuleb lihtsalt oodata, sest et vaata, meil ei tule tegelikult teisiti välja, ma ütlen, et ära oma mõtetega proovi elu elada, ära toeta oma mõistusele, sellepärast et see ei ole lahendus. Jumala sõna ütleb väga selgelt, ainult on sõna vaja, nii nagu see sõjaväepealik seal, ütleme seal Jeesuse ajal, eks, et ütleb, et ütle sõna. Ja siis mu poiss paraneb, ütle sõna, aga ma ei saa seda ise ütelda. Et ütle sina see sõna, ma võtan selle sõna vastu ja siis ma saan teha. Ja sellepärast, kallid, usk on tegelikult seotud selle sõnaga, mis tuleb Jumala käest. Mitte nende meie mõtetega, mida me ise välja mõtleme või mida me tahame või mida me imustame ja sellepärast meil tegelikult ei ole neid asju. Ja sest, et kui issand ei ole öelnud aga me kujutame niimoodi nagu ette, et issand, sa kindlasti tahad ju niimoodi ütelda ja ma usun, et sa niimoodi ütled ja mina nüüd hakkan seda tunnistama. Ei, see ei ole see. Me peame ikkagi täiesti aru saama selle koha pealt, et issand on meile selle ütelnud, nii nagu ta nägi, et ma võin selle karjaga hakata niimoodi käituma, ja siis ma võtsin selle. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meil oleks rohkem seda tõelist, mida me Jumala käest kuuleme. Ja siis me võime näha neid tulemusi ka. Ja nii on. Ja issand on seesama Jumal. Ja sellepärast ta on valmis tegelikult inimeste ja rahvaste elusid tegelikult muutma ja kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat. Ma usun sedasi, et tead, see on see Jesaja raamatu 1:19. See on hästi vahva salm. Ma mõtlen, et minul on see niimoodi meeles. Ma usun, et sinul ongi see, kes sa oled usuinimene. On see salmi lõik on meeles. Et kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat. Ja me muudkui tahame süüa seda maa parimat. Okei, aga kui nüüd lugege või kui loeme seda siin koos, natukese loeme 18 ja kuni 20, kus on vahepeal see sõna öeldud sedasi. Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Et ütleme, et meil on probleem, et oleme patused inimesed, aga sellega saab korda, ütleb issand. Ja siis ütleb, et kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga edasi läheb, ütleb, aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, issanda suu on kõnelnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et see, mida tegelikult nagu Jumal räägib, on ikkagi nagu kahe otsaga asi ka. Et on see üks variant, kus on õnnistus ja teine variant on, kui sa seda ei tee, siis tegelikult siin on öeldud, ütleme, Jesaja raamatus väga otseselt sedasi, et siis on rahval väga ohtlik olukord, et siis tuleb mõõk kallale. Ja sellepärast, kallid, selles ei ole mitte mingisugust nalja, see on täiesti otseselt öeldud ja sellepärast, kallid, täna ma usun sedasi, et meie tahame ja kuulame, me tahame Jumal kuulda su head sõna, me tahame tõesti su käest kuulda, me tahame uskuda, me tahame selle järgi teha ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, ja muidugi tänu Jumalale selle eest, et kui ta toidab meid ka maa parimaga, sest et hea toit on ka tegelikult väga tähtis ja ütleme ka praegusel ajal just, ja sellepärast lihtsalt aidaku meid Jumal kõiges selles. Aga nüüd ongi, et kas me oleme valmis tegema neid asju, kas me oleme valmis seda tegema neid asju näiteks, et kui nagu issand ütleb, et mine korja neid tühja nõusid. Ja sellepärast ära vaata ühtegi pudelikorjat nii viltu, tead. Võib-olla issand ütles, et korja neid tühja pudeleid. Ja ta käib ja korjab seda, sa pole ju kellegi käest küsinud seda, et kas issand ütles sulle seda teha. Tead, ja sellepärast on see nii, et see naine võis täpselt niisugune nagu üks pudelikorja tunduda, et mida sa käid igalt poolt seda taarat küsimas praegusel hetkel, et tühja korjad siin praegusel hetkel, et mis lahti on läinud, eks. Ja see oli üldse teine aeg vaevalt, et need kuskil vastu võeti, eks. Aga sellises mõttes. Ja nüüd on nii, et aga ta tegi seda sellepärast, et see oli see, mida ta sai tegelikult Jumala käest, prohveti läbi, eks.
ja sellepärast nii on, või nii, nagu Naamanile öeldi, et 7 korda kasta. ja sellepärast on see nii, et no meil on nii, et lapselapsed on, kes on ujumas käinud, siis on niimoodi seda tehtud, et lähed ujulasse, kastad 7 korda, kui oled haige, et saad terveks seal Väimälu ujulast. ja saab ka. ja ma ei tea, teine poiss pidi ka kunagi tegema, et kuidas temal sellega läks, seda varsti kuuleme. aga see on selline, et laps nagu mõtleb ette, no vanaema ütleb, et tee nii, mine sinna. Ma teen selle ära, no ega sa ei pea kõigile ütlema nüüd, et mida ma teen, et miks ma seal 7 korda kastan, tead, eks. See on meie oma usutegu. See võiks ütelda, see on nagu üks salajane asi, mida me tegelikult teeme issanda ees. Et miks meie seda nagu teeme, teistele võib see tunduda nagu, et noh, mis sa seal parasjagu teed. Sa ei peagi kõike seda välja rääkima. Aga vaata, kui sul on see nagu, kui sa oled selle nagu niimoodi vastu võtnud tegelikult, siis need asjad sünnivad. Ja sellepärast see ei ole, kuidas ütelda, see ei ole nagu selline, kuidas ütelda, lihtsalt nagu matkimine, et noh, et tema tegi nii ka. Aga ongi nii, et see, mida meie saame, sellel on tulemused. Ester peab ühel päeval minema kuninga juurde kogu oma rahvast päästma. Ei ole kerge, aga vaata, tal on, lihtsalt on see variant, Mordokai on muidugi väga kangega ütleb, et kui sa ei lähe, siis jumal leiab mingi teise lahenduse. Aga praegusel hetkel on nii, et sinu võimalus on tegelikult olla kuulekas ja sa pead lihtsalt selle asja tegema. Neeme raamatust, minule Neeme raamat on tegelikult, ütleme, väga suureks abiks tegelikult olnud ja just sellises mõttes, Neemele anti ülesanne, ehitad müüri. Vaata, Neeme ülesanne oli väga konkreetselt, oli seotud ütleme, Jeruusalemmaga ja müüriga. Ta oli, ütleme, kuningallase joogiga alla ja see oli see. Siis ta küsib nagu selle perioodi, et kus ta läheb Jeruusalemma, et just müürid ehitada ja väravad ette panna. Väga konkreetne töö, mida ta teeb. Ta saab sellega hakkama, aga millega oli tegu? Teda taheti kogu aeg tegelikult selle töö juurest ära meelitada, kuskile mujale. Tule nõu pidama või tule seda või ütleme, või lihtsalt hirmutatakse või ütleme, ja minul on olnud see nagu endal isiklikult on olnud väga suureks julgustuseks, et püsi siin Võrus paigal. Ära lase ennast tegelikult kutsuda, sellepärast, et vaata, kui sa lähed tegelikult, ütleme, nende kutsete peale, siis mina issand küsin, kas tohin minna või ei tohi minna. Ja teistele võib see tunduda imelik, vahest ma saan sellest täitsa aru, mõni vahest arva veel, küsib, et kuule, kas sa tuleksid kuskile jutlustama ka. Ja sellepärast, aga ma olen leidnud sedasi, et Jumal on andnud mulle ainult siin nagu jutlustada. Ja niimoodi, et kus ma saan nagu päriselt nagu rääkida seda sõna ja teistes kohtades, kui ma olen vahest nagu käinud, siis ma vaatan, et mul ei tule see nagu välja. Et ma räägin nagu mingi juttu ära, aga mul ei endal niisugune tunne, et mul jäi nagu see sõna nagu ütlemata. Sest et kui seda läkitust ei ole mõtet ringi käia. Ja sellepärast on niimoodi, et ja ma saangi aru, et teised on vahest pettunud ka. Sest et kuulavad vahest Võru jutluse, kutsub kuskile külla. Aga miks see oli teistmoodi? Sellepärast, et lihtsalt teie tahtsite ja ma olin ka viisakas ja tegime, et ja palju paremini läheb siis, kui ma lihtsalt ütlen ei. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et elu on lihtsalt niimoodi, et me vajame tegelikult nagu julgust selle koha pealt, et olla selles, milleks meid tegelikult on kutsutud. Ja kui meid kistakse nagu töö juurest ära, vaata siis see oli vaenlase plaan, et neil see töö jääks pooleli. Ja sellepärast, kallid, nii. Nüüd üks väga selline oluline mõte, mis on praegusel ajal isiklikult inimestel vaja ja ka riikidel rahvastel on vaja. Olen seda mitu korda praegusel ajal saanud. Teate, me ümber ei ole, kõik ei ole sõbrad, kes me ümber tiirutavad. Ja sellepärast on niimoodi, et ütleme, sõber aitab ja selles ei ole mitte mingisuguseid tingimusi. See on lihtsalt, ütleme, et kui sõber aitab meid elus, siis see on lihtsalt aitamine, nii nagu sõna räägib meile ka, et parem käsi ja vasak käsi ei tea nagu üksteisest sellest asjast, lihtsalt tehakse midagi, mida tehakse. Kui on juba tegu tingimustega, kui on tegu meelituste ja asjadega, eriti kui tegu meelitustega, ja kahvardustega, sest et mõlemaid asju tegelikult tarvitatakse siin selles maailmas. Meelitatakse ja ähvardatakse ja praegu käib see, ütleme, et see käib hästi kõvasti siin selles maailmas. Me näeme praegusel hetkel, kohe kas saad tollid kaela või ei saa ja meelitame ja teate, selline, ütleme, käib nagu jõuga, käib selle asjade nagu selline paika panemine siin selles maailmas. Ja tegelikult on niimoodi, et ega, ütleme, ei tasu uskuda neid meelitajaid. Kallid, meie issand tuli siia sellesse maailma, ta ei tulnud meelitama.
ta tuli meid päästma. ta oli valmis surema meie eest. Ta ei tulnud lihtsalt, et käige mu järgi ja tead, et ma ei tea, kuidas ma teid siin kätte saaksin, absoluutselt ei olnud see nõnda, vaid ta tuli teenima, tuli seda tegema ja sellepärast, kallid, jätame selle asja meelde, et kui kuskil keegi meelitab ja ma ütlen sedasi, kui keegi meelitab sind kuskilt kogudusest või kuskil teise kogudusse, no kui sulle see asi meeldib, aga ma lihtsalt ütlen alati nagu selle hoiatuse selle koha, kui tegu on meelitusega, siis see on tegelikult on ohtlik asi, sest sind siis ei armastata. Sest et tegelikult tahetakse ütleme, midagi muud nagu saavutada, nagu näha sedasi, et kas sain nagu selle asjaga hakkama. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et ma mäletan, et üks kord aastaid tagasi oli üks, usklik vend oli ka, ta oli selline omamoodi nupumees oli ja tema oli selline, et ütleme, kui see vabadus just tuli sellel ajal ja ta oli niisugune, et tal oli idee selline, et mina tahan, kui on näiteks tööpakkumised kuskil, ma tahan need tööpakkumised, need konkursid võita. Ise ta tööle nendesse kohtadesse minna ei tahtnud, aga tahtis nüüd võita, et kui ma lähen sinna, siis ma esinen niimoodi, et mina selle võidan ja siis ütlen, aitäh, ma ei tule. Teadeks, et lihtsalt oli selline. Ja ta tegi täiega nagu sellist asja, ta mõtles sedasi ja vahest, kui saunas olime ka koos, siis tal olid kogu aeg mingid MacGyveri mõtted olid peas. Et kuidas ta tegelikult, ütleme, kõiki asju nagu lahendas, et ja see oli selline. Ja ta idee oli nagu oli selline. Kallid, aga see ei saa nagu olla nagu päris nagu selline eesmärk. See oli lihtsalt nagu vaata, alastav samaarlane, tal ei olnud mitte mingit eesmärki selle maaslamajaga. Mitte absoluutselt mingit eesmärki ei olnud. Ütleme, et need see Prester ja Leviit, kes sealt mööda läksid, nendel oli mingisugune eesmärk, et see on niisugust me oma kogudusse ei taha. Las ma magab siin edasi, et me ei hakka sellega tegelema, et äkki tuleb veel pärast järgi, tuleb kogudusse, tead, et igaks juhuks lähme kaarega mööda, et ei tea. Aga alastav samaarlane paneb oma looma selga, viib öömaale, maksab, tulen tagasi, maksan veel, kui ma maksta vaja. Aga mitte mingisuguseid tingimusi ei ole, et mis sust edasi peab saama, et kas sa hakkad iga aasta mulle ikka tänukirja saatma, et ma sind aitasin. Aga mitte mingisuguseid tingimusi. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et saa sellest asjast aru, et tõeline on see, kus tingimusi kaela ei lükata. Ja pigemini on see võib-olla, võib isegi tunduda sedasi, et see tõeline on kuidagi natukese nagu ükskõiksem või niisugune, et ta ei ole nagu päris või niisugune, sest see niisugune meelitamine, see on ju, meile on ju see meeldiv, kui käib ikka mingisugune meelitus. Ja sellepärast on see nii, et tõsine hoiatus nagu selle koha pealt. Ja ma usun sedasi, et see on nagu issand tähel kellegile. Ja see oleks isegi meie riigile ka samamoodi, et meil ei tasu tegelikult olla nendes meelitustes. Sellepärast, et kuhu meid meelitatakse, ega seal lõppkokkuvõttes alati meil üldse nii hea olla ei ole. Nii et sellised mõtted olid mul siin. Ja ka nüüd on niisugune lugu, et ma lugesin seda nüüd Markuse või Mattiuse 13. peatükki ja ma teen selle korraks lahti veel, sest et see on ikkagi issanda sõna ja see on nii, et vaata, see on räägitud ja see on seletatud ja ütleme, et ma võtan nagu selle seletuse poole pealt juba see Mattiuse 13.19, kus Jeesus oma jüngritega tegelikult on seda asja nagu üle nagu rääkimas, mida see tähendamissõna siis ka nagu tähendas. Ja siis on siin niisugused jutud. Igaühe juurde, kes kuningriigist kuuleb, siis sõna kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ja riisub külvatuda südamest. Igaühe juurde, kes ei mõista. Ja vaata sellepärast, et kui sa ei mõista, siis on öeldud sedasi, see on niisugune väga karm sõna ju tegelikult isegi öeldud sedasi, et tuleb ja riisub, ta tuleb ikka täitsa nagu seda suht avalikult nagu su käest ära võtma. Ja ta tuleb ja ta lihtsalt kisub selle sinu käest ära. Ja see, sa oled nagu, kuidas ütelda, nagu seal tee peal oled nagu teeröövlite käes. Et võetakse, riisutakse sind, lihtsalt riisutakse paljaks. Ja sellepärast või teine asi, et vaata need meie mõtted on nagu rünnatud, ütleme, järgmine sõna ütlebki sedasi, et ja igaühe juurde siis, kes seda kuuleb ja ei mõista, tuleb kuri ja siis ta riisub selle külvatuselt südamest. Ja või nagu ütleme, et need taevalinnud tulevad ja lihtsalt nokivad ära, nii nagu usuisa Abraham, ta peletas need röövlinnud tegelikult minema. Ja sellepärast, ja sa ei lase mitte mingisuguseid teisi mõtteid ka tulla. Ja sellepärast on see niivõrd tähtis, et me nagu oleksime selle koha pealt oleksime valmis, et meiega see lihtsalt nii ei juhtuks. No nii, mis kivi selle maale külvati, see on see, kes sõna kuuleb ja kohe rõõmuga vastu võtab. Aga et tal pole juurt, ta on eitlik, kui sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta ennast kohe eksitada. Ja sellepärast, eks me tunneme nagu iseennast ära. Kas me nagu talume
tagakiusu või ei talu. No meil on praegu koguduses väga tore näide, meie armas noormees, kes koolis kannatab oma usu pärast ka, tuleb ühel pühapäeval tunnistanud ja teisel pühapäeval tunnistanud ja sedasi, et kohe ei riisuta seda asja ära. Sai käidud ristimisel, sai tuldud kogudusse, sai tehtud otsus ja sellepärast on see niimoodi ja seisab praegusel hetkel, et kui tuleb nagu see proov, et ma ei tagane kohe. Ja sellepärast, kiitus Jumalale, ma olen nii tänulik, et niisugune poiss meil praegusel hetkel siin on, sellepärast, et minu jutlust nii ei kuulata, kuidas tema seda ka lühikest tunnistust, siis on kõigil kaela tõiel ja vaatavad, et mida ta seal praegusel hetkel räägib. Ja ei, ma ei ole kade selle pärast, aga vaata, see, et ta teeb seda, ütleme, see on nii vajalik, see on vajalik tegelikult nendele teistele, kes võivad sattuda samasse olukorda, et olla lihtsalt julgustatud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et niikuinii, aga meil peavad olema juured ja vaata, kui on juured, siis meiega seda lihtsalt ei juhtu. Ja vaata see, ütleme, see külvati kivisele maale, pole juurt, ütleme, see kivine maa on tegelikult on kõva maa. Nüüd on niimoodi, et piibel räägib, et vaata, meie süda võib olla kõva. Ja täna, kui seda häält kuuled, ära tee oma südant kõvaks, ütleme, et Vaaro, see, ütleme, lugu seal, kui Mooses läheb seda rahvast sealt Egiptusest välja tooma, no siis see on nagu mingi südamearstil oleks vaja seda lugeda, seal on niimoodi, et kohati olid need pehmed kohad ka seal mõni kord, kus ta näiteks konnade puhul natukese hakkas mõtlema ja parmude puhul ja tead, olid sellised pehmenemised, me ei jõua seda analüüsima praegu hakata, ma ise lugesin lihtsalt nagu läbi. No need on tohutud korrad, kus Jumala sõna ütleb kogu aeg, et see süda on ikkagi kõva, vahepeal oli pehme, aga ikkagi teeb kõvaks, kui natukene tuli leevendust, kohe jälle kõvaks tagasi. Ja sellepärast on see nii, et ja see käis, ütleme, pikalt, ütleme, kõik need nuhtlused läbi, kuni seal, ütleme, kui need esmasündinud surid, siis, oli selline hetk käes, kus ütles, minge nüüd kähku ja las tehke nii, kuidas te rääkisite ja see oli hetk. Ja isegi see tegelikult muudeti varsti, sest et ta tuli oma sõjaväega järgi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, see süda on selline asi, et see on meie käes ka, teha kõvaks ja teha pehmeks. Ja sellepärast on see nii, et muidugi, ütleme, et üks eeldus on tegelikult vaja, et vaata, ega me ennem nagu ei saa ju Jumala koha pealt südant kõvaks teha, kui ta meile rääkinud ei ole. Vaata, need inimesed, kellele Jumal rääkinud veel ei ole, ütleme, et me ei teagi, kas tal on kõva süda või ei ole kõva süda. Sellepärast, et meil vahest niimoodi tunne, et niimoodi, et me oleme küll rääkinud, et naine räägib oma abikaasale, ja ta ei tule kogudusse, tundub, et kõva süda. Naine räägib, eks. Aga ta ei peagi selle naise rääkimise peale tulema, ta peab tulema selle peale, kui Jumal räägib. Eks vaata, et täna, kui sa tema häält kuuled, mitte naise häält, vaid kui sa tema häält kuuled, siis ära tee oma südant kõvaks. Ja sellepärast on see nii, et ma olen näinud küll sedasi, et isegi vanal kommunistil läheb süda pehmeks, siis kui tegelikult on Jumal rääkimas. Ja sellepärast on see nii, et oli üks, ütleme, õde, kes sai, ütleme, usklikuks ja oli Luteri kirikus, oli vahepeal meil ja ütleme, et oli sedasi, mees oli Koloosi esimees olnud ja oli selline kommunist ja selline elas kõrge eani. Ja me olime kõik nagu lootuse lõpetanud. See mees küll Jumala juurde ei tule. Aga tuli küll. Ükskord, kui me külastasime teda ja siis oli niimoodi, siis see oli üks niisugune sügisene aeg, külastasime seda, õdel käisin külastamas ja olime isegi mõnega veel. Ja siis on niimoodi, teda tuleb, et ma tahan ka kuulata, mis te räägite. Tahab kuulata. Tuligi kuulas. Ja me siis rääkisime ja tegi päästepalve. Me kõik olime ehmatanud, et kuule, kas tema teeb päästepalvet? Pisaraid ei olnud, mitte midagi ei olnud. Meil oli tunne, et kuule, et kas ta tegi mega nalja praegusel hetkel, et ei, see ei olnud nali. Abikaasa pärast ütleb, et kuule, et loe mulle nüüd piiblit ka. Enne oli kõrv vastu raadiot, kuulas uudiseid ja et lihtsalt selline nagu üks tavaline mees. Aga siis tahtis Jumala sõna kuulata ja ütleme, et jõuluajal jäi haigeks juba pärast jõulu tegelikult ja 3 kuninga päevaks oli praktiliselt oli juba vist surnud juba ja kõik see asi oli nagu see ühe sügise lugu. Ja sai päästetud, nii ilusad tunnistused jäid nagu järgi selle koha pealt. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Aga vaata, siis oli niimoodi, et mitte keegi meie teda ei kutsunud. Meil oli niimoodi, et umbes, et ja küll uks kinni, sina istu oma toas seal kuskil, meil on omad usujutud praegusel hetkel ja me ei kutsunudki, aga Jumal kutsus ja sellepärast on see nii, et kallid, lihtsalt ärme ajame endi kutseid segi. Me oleme vahest nii ähmis sedasi, et miks meie kutsete peale ei tule. Ma siin sorteerisin sahtleid, leidsin neid 2014, kui Aleksei Leedjäev käis meil Võrus külas. Me trükkisime, tegisime, Dimitriga tegime ka neid igasuguseid pabereid. Tegime neid ju pakkide kaupa, jagasime välja neid, et inimesed tulge. Ja ega ei oska ütelda nüüd, et kui palju neid siis selle peale nagu tuli.
ütleme, et üldse nende paberite jagamise peale tuli. Ja ma usun, selles rohkem tulid jumala kutse peale need inimesed, kui need meie paberite peale tuldi. Ja sellepärast, aga meil on niisugune tunne, et et me hirmsasti peame seda tegema. Ma mäletan, et meie kui pühapäevakooli ajast mulle on meelde jäänud sedasi, et üks õde-venda kunagi ütles, et nemad lehest lugesid, et meil on pühapäevakool ja sellepärast tulid siia pühapäevakooli. Ja rohkem mul nagu meeles ei ole, et keegi oleks nagu selle peale tulnud. Eks nad ikkagi rohkem tulid sedasi, kas vanemad kutsusid ja ütleme, tõid ja ütleme selline moment ja sellepärast on kallid niimoodi, et tegelikkuses on nii, et see, mida tegelikult Jumal on tegemas ja kuidas tema kutsub, see on palju võimsam asi. Ütleme, see kolmapäeva õhtu, kui Estonia oli juba upunud, oli palju rohkem rahvast kui täna. Aga kes kutsus? Estonia kutsus. Sest Võrust oli ka 17 inimest läinud, eks. Ja siis ei osanud inimesed kuskile mujale minna. Lähme, siis ma usun sedasi, et teised kogutused ka sellel nädalal said kogeda sedasi, et inimesed lihtsalt tulid palvesse. Ja sellepärast on see niimoodi, et muidugi väga karm, niisugune kutsumine, mis oli. Aga ikkagi kutsumine ja sellepärast, kallid, nii see on, et me lihtsalt peame arvestama sellega, et meie, kui Jumal on kutsumas, vaata selle kutse peale ei tohi ma südant kõvaks teha. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et kui tema on rääkimas, vaata seal ongi, et kui, vaata Jumala kutse on, see on nii auväärne kutse. Ja seda ei tohi nagu ära unustada ja seda ei tohi kõrvale panna ja et eks ma siin hiljuti rääkisin ja samamoodi, et ka kes on ju seda Jumala au näinud, eks, vaata nagu seal tõotatud maale ei saa need, kes nägid Jumala tegusid, 20 ja ütleme üle selle, et kes nägid, sellepärast, et kui sa oled nagu seda kogenud ja sellepärast meil on suur tegelikult vastutus nagu selle koha pealt, et kui Jumal on meiega rääkinud, vaata siis sellega tegelikult nalja ei tohi teha. Nüüd väga huvitav on see, et kuidagi erinevalt Jumal käitub. Ütleme, Jumal näiteks käitub südame pehmeks tegemise mõtte, nüüd räägin sellise, ütleme, et need Sihoni kuningad ja kes seal olid, need tegid südame kõvaks ja said lüüa ja sellepärast, see on tavaline reegel piiblist, mida näeme. Kes teeb südame kõvaks, see kaotab, sest et kõvad südamed ei võida. Ja need langevad tegelikult, kes teeb südame kõvaks, õpetuse sõnad 28 ja 14, see langeb õnnetusse. Ja sellepärast on see nii, et pead olema selline, et sa oma südant kõvaks ei tee. See on omaette teema, millest võiks ka rääkida, sest vahest nagu selline ei ütlemine, see tundub meile nagu selline südame kõvaks tegemine. Kui keegi suga manipuleerib, see ei ole see jutlus täna, saad aru sedasi. Ma räägin, kui Jumal sulle räägib, ära tee oma südant kõvaks. Aga kui keegi kaasinimene, õde või venda või ükstapuha, kui kallis võib olla või kui sul lähedane isa või ema või vahet ei ole, kes suga manipuleerib. Tead, see on juba teine lugu tegelikult juba. Ma ei räägi täna sellest ja siis, aga saatan tuleb süüdistama, sa ei tohi südant kõvaks teha, ta tuleb nende argumentidega kohe. Ei, kallid, me täna räägime sellest, Jumala kuulamisest ja sellepärast ära lase neid valesid nooli kuskilt praegusel hetkel ja ära korja neid ülesse, kui keegi seal püüab lasta sulle neid. Nii, aga vaata, vilistidega oli üks huvitav lugu, et kui see sajaduse laegas oli vilistide käes, ütleme, et seal eeli ajal see rööviti ära ja siis on see esimese Samueli 6:6 on nagu räägitud sellest, et kuidas Jumal teeb vilistide südameid pehmeks. Ja millega ta tegi? Hea küll, nende see suur ebajumal läks katki ja see ka kukkus, see Taagon seal mõned korrad, aga see oli ka nendele nagu selline, aga hullem lugu oli see, et 5:6 on öeldud ja issanda käsi oli raskesti astotlaste peal. Ta laastas neid ja lõi pärasoole paisetega. Jumala käest haigus ei tule, mõni ütleb seda, ma ei tea, ma siit loen nagu tuli. Ja sest, et vähemalt vilistidele ta tuli pärasoole paismetega, teate, need kasvajad on need, kasvajatega lõi. Ja see on selline, et lõi nendega ja nende maa-alasid. Mis nad hiljem teevad? Nad teevad nendest pärasoole paisetest, teevad need kuldsed kujud valmis. Teevad need kuldhiired ka, kes nende vilja ära sõid ja nende maad laastasid, eks. Ja sellepärast on see niimoodi. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et me näeme, kui pehme südamega on need vilistid seal koos. Kutsuvad kõik oma preestrid, ütleme pagana preestrid kohale. Ja siis nad ütlevad, kuule, et selle jumalaga tuleb ikkagi nüüd väga viisakalt käituda. Teeme uue vankri ja lehmad ja las see läheb ja paneme peale ja vaatame, et peaasi, et sellest lahti saab. Kõik olid tegelikult surmahirmu täis sellel hetkel, sest see käis ju paigast paika, käis selle koha pealt. Ja tegelikult oli see niimoodi, et vaata, lihtsalt sellisel moel oli nende südamete tegelikult, ühesõnaga pehmeks tegemas. Ja siis ongi niimoodi, et
sest et siin on niimoodi, et 6:6 on nüüd vaja lugeda siin selle koha peal. Sest miks te teete südamed kõvaks, nagu egiptlased ja Vaaro tegid oma südamed kõvaks? See on nüüd vilistide omavaheline koosolek, kus nad ütlevad sedasi. Eks olnud nõnda, kui ta näitas neile oma jõudu, siis nad lasksid Iisraeli lapsed minema ja need tulid ära. No ütleme, et see nad lihtsalt arutavad seda asja, et vaata, kui Jumal hakkab oma jõudu näitama, et siis sellele vastu ei tasu mitte sugugi panna. Aga no ütleme, Jumala rahvaga, mina ei tea, me oleme nagu, kuidas ütelda, et vaata, meil see issi saab rohkem isiks ja vaata, siis on niimoodi, et vaata, no nende jaoks oli nagu võõras Jumal. Nad kartsid seda võõrast Jumalat. Aga vaata, meie, kes me oleme nagu selline, meil on niisugune tunne, et vaata, et see arm peab olema nagu üle nagu kõige. Ja Jeesus tuli siia sellesse maailma ja arm oli õnneks oligi ees, et ja me nägime seda tema au seal täis armu ja tõde. Ja sellepärast on see niimoodi, aga me ei tohi nagu seda kuidagi valesti nagu kuritarvitada või nagu kergesti nagu võtta, et meie kõik võime, sest et on näha, et Jumala rahvas võtab tegelikult vahest väga kergesti seda, et tead, meil on nii ja isa, tead, et vahet ei ole, tead, et küll ta ikka meile kõik sallib ja andeks annab, aga tead, ei ole see nii, sellepärast, et igal asjal on tegelikult on oma piir. Ja no ütleme, et väga karm näide on näiteks kuningas Sidkiast, kes suutis lõpetada tegelikult ja olla selleks viimaseks kuningaks, kes selle Juuda riigi tegelikult siis ära lõpetas ka. Ja see on teise ajaraamatu 36 ja 13 salm. Ja siis on öeldud sedasi, ta hakkas vastu ka Nebukadnetsarile, kes teda oli vannutanud Jumala juures ja tema tegi oma kaela kangeks ja südame kõvaks ega pöördunud issanda Iisraeli Jumala poole. Eelmine salm räägib sedasi, et ta ei kuulanud Jeremiat ka, ei kuulanud Jumalameest, ei kuulanud kuningat. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et näed täna, kui siin oleme Jumala sõna juures, siis me näeme sedasi, et isegi, vaata, kuningas Nebukadnetsar oli sellel hetkel, kelle suus oli nagu see Jumala sõna, võiks ütelda see positsioon, mis talle oli antud. Ja teda oleks pidanud ka samamoodi kuulama. Ja sellepärast ja ma usun sedasi, et meil ka praegusel ajal nagu eriti ei tule nagu sedasi pähe, et nagu need maiseid kuningaid ka tuleb vahest kuulata, sest Jumal tarvitab ka neid ja annab nendele need volitused ja asjad, mida teha. Ja siis on niimoodi, et mis nad teevad? Kuningas eesotsas, nõnda samuti ka kõik Juuda vürstid ja preestrid, 14 salm, ja rahvas lisas üha üleastumisi paganate igasugu jäleduste eeskujule, rüvetasid issanda koja, mille ta Jeruusalemmas oli pühitsenud. Ja issand nende vanemate Jumal läkitas nendele korduvalt sõna oma käskelgade kaudu, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja oma eluaset. Aga nad pilkasid Jumala käskjalgu, põlgasid tema sõnu, tegid nalja tema prohvetitega, kuni issanda viha tõusis oma rahva vastu nõnda, et enam ei olnud abi. Asi lõppes ära. Ja vaata, et ega meil olid, näiteks oli Reits ja Kaarep ja kes pidid nagu rääkima ja arvad sa, et siis seda kuulata taheti. Ei tahetud, sellepärast, et vaata, see suhtumine on olnud lihtsalt selline niisugune ülbe, et meil ei ole see tähtis, mida need mehed siis praegusel hetkel räägivad. Ja sellepärast need on tõsised hoiatused ja nii on. Ütleme, et abielulahutused, ütlen lihtsalt sedasi. Jumala sõna ütleb ühe asja. Toimuvad kõva südame pärast. Ainult kõva südame pärast. Mitte mingisugused muud, et ei ole, et suppide valvasti või tead või midagi. Ei räägita. Südamed on kõvad ja sellepärast lähevad lõhki. Sest et lihtsalt on üks selline nagu teema ja see on selline lugu ja sellepärast aidaku meid Jumal. Ja sellepärast ma ütlen, et ma ei tea, et kellel on see juba selle taga on juhtunud ja ega kõike seda nagu muuta ei saa. Aga nagu ütleme, et selle koha pealt nagu Jumala sõna lugedes on see selline lugu, et tuleb nagu otsida üles, milles on tegelikult need põhjused on. Aga Jumala sõna ütleb väga otse, et Jeesus ei keeruta absoluutselt. Ütleme, et seal on, et kui Jeesus arutab ka, et kui ooruse pärast ja ütleme, et need momendid on sinna juurde toodud, aga üldiselt on see niimoodi, et üks põhiline element on see selline, et on see kõva süda. Ja vaata, kõva süda on uskmatu, sa ei usu, et midagi võib muutuda, et paremaks võib muutuda, sellepärast, et see on selline niisugune tunne, et kuidagi ei ole nagu mingisugust nagu lootust, et asjad paremaks lähevad. Jeesus peale ülestõusmist sõitleb oma jüngrite kõva südant. Jeesus ja vaata, need olid, siis on see niisugune kuri ja uskmatu ja kõva, vaata, see on raske lugu tuleb. Kui oli see leibade lugu, vaata, kus siis on mitu peatükki, kui loed sedasi, jüngrite südamed olid kõvad. Jeesus, kas teil veel on südamed kõvad? Ütleb, et mis juhtus? Vaata, see oli nii tore moment.
Jeesus teeb leiba, rahvas 15 000 inimest on koos, selline koosolek on koos, no niisuguseid võiks ju jätkata. Jeesus ütleb ruttu paati ja minema siit, et me selle rahvaga ei tegele, nad hakkavad mind kuningaks tõstma ja te saate kõigepealt tähtsateks siin praegusel hetkel, niisugused kuningaametnikud olete juba peaaegu. Ja sellepärast on see niisugune, et ruttu siit minema, paati ja minema. Tead, ja siis nad seal hiljem arutavad, et pole leiba kaasas ja mis siin kõik on. Jeesus, te ei saa selle asjast aru praegusel hetkel absoluutselt, mis on toimumas. Ja sellepärast kallid ja mõtlengi sedasi, et vaata, nagu nad läksid paati, nad sõitsid ära, aga nad ei mõistnud. Kes kuuleb ja mõistab, vaata siis, läheb nagu hästi. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja mõtlen, et ja ega meil ongi niimoodi, et ja mina ka tunnistan ja vahest see jääbki nii, et osad asjad me mõistame tagantjärgi. Ja ka mu usuelus osad näeme siin maa peal ära, aastate pärast me mõistame, et miks oli nii, ja siis pärast Jumal üldse avabki, ütlebki, et see oli selle pärast. Kui Jeesus oli surnuist üles tõusnud, Johannese evangeeliumis on öeldud sedasi, siis kui ta oli templi puhastanud, see on juba seal Johannese evangeeliumi alguses, siis nad mõistsid, et Jeesus rääkis oma ihutemplist ja et pärast seda nad mõistsid sedasi, kui ta oli üles tõusnud, oli sedasi. Aga sellel hetkel, ütleme, et ma kiskuge maha ja ma 3 päevaga taastan, et see oli niisugune, et nad ei saanud nagu seda lihtsalt aru. Nüüd ohakad, üks hetk siin aeg lihtsalt läheb juba ära ja varsti peame lõpetama, aga need mured ja meelitused, täna teist korda ütlen sedasi. Vaata, seal on see rikkuse petlik ahvatlus, millest seal Jeesus hoiatab, ütleb sedasi, et need tegelikult röövivad sõna ära. Vaata, kes tuleb sõnale konkurendiks. Külvatakse sõna ja siis on rikkuse petlik ahvatlus tegelikult on see, mis võtab ära. Või mure. Ütleme, et mõlemad on tegelikult halvad asjad ja sellepärast, ja kui mures olev inimene, seda on ka kerge tegelikult lõksu tõmmata, ka nii ohtlik lugu. Aga ütleme, et ja kus on selline meelitus ja kus on ka veel sellise rikkusega, siis tegelikult on see väga ohtlik olukord, Jeesus hoiatab selle eest. Ja vaata see hea maa, mõni sõna sinna ka, vaata see hea maa on selline, ta ütleme, võtab selle seemne vastu, see hakkab seal idanema, see hakkab seal kasvama, see hakkab seal vilja kandma. Seal on ikka tegu pika protsessiga, võiks ütelda juba. Ja sellepärast on see nii, et ta mõtiskleb selle üle, see ongi nii, et mäejutlus lõpeb sedasi. Õnnis on see, kes kuuleb ja teeb, siis ta on kalju peal. Et sa mitte ainult, et ei kuulnud, et vaata, milline mäejutlus oli ikkagi, et vaata, millest ta kõigest ei rääkinud. Jeesus ütles lõpuks sedasi, aga nüüd, kes te siin midagi üldse aru saite, kui sa selle järgi teed, siis sa rajasid ennast kalju peale. Kui sa selle järgi ei tee, siis ei olnud mitte kui midagi juhtunud. Või seal ütleme, psalm 1, kus on samamoodi, et vaata, seal ööd ja päeva uurib seda sõna, siis ta on nagu puu, mis on istutud veeojade äärde, kannab oma vilja, või Jooso raamatus 1:8, et see sõna on su südames ja suus, sa muudkui räägid seda. Vaata, selle sõnaga on niimoodi, Hebrea see, kas 4:2 või kus seal on see, et vaata, see sõna peab sinusse nagu imbuma või see peab minema su igasse tegelikult nagu rakku. See on selline, et sa pead selle täiega nagu selliselt vastu võtma ja siis on sellest asjast on tegelikult on kasu. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie, ütleme, oleksime need. Ja ega teemegi nii, lõpetan ära jutu ja ka lõpetan sellise Iisraeli rahvale ütlemisega, mida Mooses ütleb Iisraeli rahvale, see on 5. Mooses nähtavasti, ja 5. Mooses 6. peatükk ja 4. kuni seal 9. salmini loen need asjad. Ja siin on, vaata, esimene sõna on öeldud, kuule, Iisrael. Issand meie Jumal on ainus issand. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need nastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Aamen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et sa oled rääkiv Jumal. Me täname sind, Jumal, et sa räägid isiklikult meile seda kõige olulisemat, mida on vaja. Ja isa, me täname sind, et me võime täna praegusel hetkel olla usus sinu ees. Et see tänane õhtu on meid aitamas sedasi, et meie kuuldeaparaat saab paremini korda. Meie kõrvad saavad erksamaks vaimulikus mõttes. Me täname sind, Jumal, et me võime seda mõistmist paluda
isa, ma palun seda, et see, mida sa meile räägid, et me ei oleks need unustavad kuuljad, et see talletuks meis, et me selle salvestaksime, et me saaksime sellest selle vilja ja selle tulemuse kätte. ja isa, me täname sind, et see on tegelikult sinu eesmärk. sa läkitad tegelikult oma sõna eesmärgiga. ja isa, ma ütlen sulle südamest tänu, et sa oled sellel aastal 25 ka läkitanud ja läkitanud siin seda sõna. aga isa, veel ei ole aasta lõppenud ja sellepärast, jumal, me tahame nagu praegusel hetkel veel nagu paluda seda armu, et aita meelde tuletada, mida sa oled meile ka sellel aastal rääkinud. et me oskaksime nagu sellest veel kinni võtta, olla usus ja kätte saada seda, mida sa, Jumal, tegelikult oled tahtnud, et mida me nagu saavutaksime või mida me mõistaksime või mille koha pealt me oleksime hoiatatud või oleksime juhitud. ja sellepärast, isa, ma palun praegusel hetkel seda, et see nõnda oleks. isa, aita meid üle saada sellest, et me lihtsalt nagu karjana käime siiapoole, sinnapoole, kus nagu midagi tundub, et on. isa, me palume seda, et me võiksime olla juhitud sinu vaimust, võiksime olla juhitud isiklikult sellest, mida sina meile räägid. ja isa, me täname sind, et me võime lihtsalt seda armu praegusel hetkel paluda. ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et sa oled täna nagu selle hoiatuse andnud ja isa, ma tahan uskuda sedasi, et see toob häid tulemusi. isa, kiitus ja tänu sulle, amen.